Siis ma alustan selles mõttes algusest, et joogateraapia, millega mina tegelen ja mida mina olen õppinud, põhineb klassikalisel joogal. Klassikaline jooga on see, mis sai alguse üle 2000 aasta tagasi, on kirja pandud filosoofiaga joogasuutrates ehk need on need põhimõtted ja see kõige olulisem põhimõte, mis seal on ja mida mulle muide ka üks joogateraapia klient ütles, mis teda on väga palju aidanud, ta on minu arust käinud 2 korda, on põhimõte, et ära ole vägivaldne iseenda ega teiste suhtes. Nii füüsiline kui vaimne? Jah. Eelkõige iseenda suhtes ehk see, mis sa enne rääkisid, see eluterve isekus, kuhu mina olen ka jõudnud peale seda, kui ma siin meeletut moodi tööd rabasin ja ikkagi korraliku läbipõlemise äärel olin, et me igaüks peame olema teatud mõttes, heas mõttes isekad, mitte egoistid, need on 2 erinevat asja. Aga siis see joogateraapia põhinebki sellele, et sellega ei tehta mitte kellelegi liiga, mitte kunagi ei tehta haiget ja see areng läbi selle joogateraapia käib lihtsate harjutustega. Seal on nii füüsilised harjutused, mis on sarnased joogaharjutustele, aga nad on modifitseeritud vastavalt sellele inimesele, kes sinu juurde tuleb. Ehk et nad on personaalne kava konkreetselt sellele inimesele koha peal, täpselt tema vaimse või füüsilise arengu tarbeks. Ja me oleme kõik hästi palju kuulnud seda, et selleks, et su vaim oleks terve, pead sa piisavalt liikuma. Eks ole, on ju. Ja seal on need 2 asja koos. Et see liikumine näiteks koos hingamisega, et jooga tähendab kindlasti, et liikumine on kontrollitud koos hingamisega ja siis ta mõjub rohkem ja ta toob su kohale. Ehk et sa tegeled korraga konkreetse asjaga. Su pea läheb tühjaks, sul ei ole mingeid muresid, sul ei ole mingeid rõõme, mitte midagi, sa oled kohal, tegeled selle asjaga, millega sa päriselt tegeled.